Eesti on oma vaimsuselt alati olnud tulevikuühiskond. Juba Juhan Liiv kirjutas, et ükskord on Eesti riik. See riik tuli ja selles riigis unistati Eesti paremast tulevikust. Kui see riik kadus, unistati jälle oma Eesti riigist. Nüüd oleme juba veerand sajandit uuesti unistanud paremast tulevikust. Unistamine muudab elu paremaks muidugi, kui on vabadust neid unistusi ellu viia. Unistamine muudab meid jõukamaks muidugi, kui on haridust neid realiseerida. Riigi vastutus on tagada, et igaüks saaks jõukohase hariduse. Riigi vastutus on hoida tugevate tegutsemisvabadust. Riigi vastutus on olla toeks nõrgematele, sest tugevatele on vabadused. Presidendi kohustus on hoida, et mitte keegi, sealhulgas tema ise, ei unustaks oma vastutust. Luban teile, et olen alati kohal, kui kõne all on meie julgeolek ja turvalisus, kui ohus võivad olla meie vabadused või kui tehakse liiga kõige nõrgematele. Hoiame Eestit. Aitäh! Sõna on Riigikogu esimehel härra Eiki Nestoril. Austatud president Kersti Kaljulaid, president Toomas. Ma olen jälginud nüüd viimase 3 päeva jooksul hoolega, mis sinust, Toomas, on kirjutatud. Ja kõik need, kes on sind kiitnud, ma kirjutan sellele alla. Mul on mure 2 asja pärast. Minu meelest kõik kiitjad on unustanud ära 2 suurt hetke. Ja esimene on seotud minu tänase töökohaga, aga ka minu arusaamisega Eesti põhiseadusest. See on see, et sa oled tõesti olnud president, kes on täitnud meie põhiseadust kõige paremal moel. Mu teine mõte on seotud keeruliste aegadega. Need on olnud siseriiklikud, aga ka need, mis on halvanud kogu Euroopat. Ja selles olukorras, nagu paar aastat tagasi me olime Ukraina kriisi ajal, kus inimesed tulid lihtsalt, võtsid sul nööbist kinni ja küsisid, mis meist saab. Olid sa parim inimene üldse, keda ma suudaks Eestis ette kujutada, kes võiks mõjuda inimestele rahustavalt, mõistvalt, et nad usuksid, Eesti on, Eesti jääb. Sa ei ole selles ise süüdi, aga sa oled lihtsalt selline, nagu sa oled. Ja lõpuks midagi isiklikku ka natukene. Tead, mul on ikka hea meel, sõber, et sul on hea nägu ees praegu. Ja ma annan sulle varsti üle ühe kingituse Riigikogu poolt. See on lipp, mis lehvis Pika Hermanni tornis 9. oktoobril 2006, kui sa andsid vande. Aga teise mõtte, millega see kõne lõpetada, panid sa ise mulle täna pähe. Nimelt, kohe peale seda ametivahetust sa tegid tweedi ja tegid rocki. Tõlkimatu sõnade mäng. Okay. Ja seetõttu mul tekkis mõte, et kuna Toomas ja mine, me oleme mõlemad sellised little bit muusikaga seotud. Et sinu terviseks, tegelikult ma ei tee nüüd rocki, aga see võiks olla soul. Sa tead James Browni väga hästi. Ja ma kutsun teid kõiki kaasa laulma ühte lugu. See on lihtne. You're gonna have a funky good time. 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 Nüüd läheb sõnajärg Eesti Vabariigi peaministrile härra Taavi Rõivasele. Väga austatud Vabariigi president, presidendid, peale
spiikri sõnavõttu on raske väga ametlik olla ja ega tegelikult ei plaaninudki. Mul on paar väga isiklikku soovitust otse südamest. Kõigepealt, proua Vabariigi president, sellesse ametisse asudes saab teid saatma esimestel päevadel, nädalatel ja kuudel tohutu palju inimesi, kes kõik tahavad nõu anda ja kes kõik arvavad, et just nemad teavad kõige paremini, kuidas Eestit juhtida. Mul on väga lihtne soovitus ja see soovitus anti ka mulle 2,5 aastat tagasi, usaldada oma vaistu, mis ma tean, on teis olemas väga tugev ja ise selekteerida see, mis tegelikult Eesti jaoks hea on. Ja kui te seda teete, ma olen täiesti kindel, et kogu Eesti rahvas järgneb teile ja Eestil läheb hästi. Ma tahan südamest tänada president Toomas Hendrik Ilvest. Kõik, mis on sinu kohta head kirjutatud erinevates lehtedes, kõik see, mida rääkis Eiki, see kõik on tõsi, aga seda tegelikult on palju rohkem. Jah, paljugi tänu sulle on maailmas väga hästi tuntud Eesti digiedulugu, aga ma ütleks, et minu hinnangul veelgi tähtsam ja strateegiliselt olulisem on see, ja see on võib-olla ka see, mida ma olen ise kõige vahetumalt tundnud viimase 2,5 aasta jooksul töötades valitsusjuhina, on see, et sa oled aidanud Eestil võita ja hoida sõpru ja liitlasi. Ja me teame, et praegustel erakordselt keerulistel geopoliitilistel aegadel, mille kohta isegi Eesti üks parimaid sõpru, Uffe Ellemann-Jensen, on öelnud, et see on keerulisem aeg kui 25 aastat tagasi, kui tähtis on see, et meil on sõpru ja meil on liitlasi. Ja kuidagi vaadatakse praegusel ajal tagasi sellele viimasele 10 aastale, aga ma arvan, et meil on tegelikult kuhjaga põhjust vaadata ka edasi. Sest siis, kui need 3700 või rohkemgi puhkamata päeva on välja puhatud, on meil sind jälle vaja. Meil on vaja sinu sõpru, meil on vaja sinu head sõna ja seda just sel viisil, kui sa ise valid seda kasutada. Ja ma tean, et sa oled seda ka avalikult välja öelnud, et ka sinu tulevikus on sul võimalik olla Eestile väga oluline inimene. Ja sõltumata sellest, kus geograafiliselt on sinu MacBook või kõrvaklapid, kuhu kostub Arvo Pärdi muusika, ma olen täiesti kindel, et ka tulevikus oled sa seotud Eestiga. Ja Vabariigi Valitsuse poolt mul on üks protokollaarne ja üks väga isiklik kingitus sulle. Protokollaarne on meie ühispilt koos tänusõnadega, aga isikliku kingiga öeldi, et see on liiga isiklik, et seda siia kaasa võtta, et me võtsime sellest kaasa ainult foto. Aga olgu see öeldud kogu valitsuse poolt ja kogu südamest, aitäh, et sa oled olnud meie president. Ja see, et ma olen aastatega harjunud sind sinatama, on üks asi, aga sa oled ja jääd alati minu presidendiks. Aitäh sulle! Diplomaatilise korpuse nimel võtab sõna diplomaatilise korpuse vanem, Taani kuningriigi suursaadik, tema excellence härra Søren Kjellstrup. Nüüd saab sõna Eesti Vabariigi kaitseminister härra Hannes Hanso. Lugupeetud presidendid, ekstsellentsid. Kui peaminister siin teie ees seisis ja ütles, et meil on 2 kingitust, et üks neist on ametlik, teine on isiklik, siis see tulemus tuli siin samas nurga peal Mehhiko baaris pärast seda, kui president Ilves oli andnud valitsusele viimase õhtusöögi. Kohal oli 4 valitsuse liiget ja arutelu selle üle ka Ievaga võttis meil päevi. Ja resultaat oli, ma ei ole nii häbelik kui peaminister, titekäru.
And the pram has presidential plates, as the Prime Minister just said. miniatuurne versioon nendest. Aga nüüd ma tahaksin teha ametlikuma osa ka enda poolt. Et kõik tunnevad president Ilvest kui inimest, kelle jaoks julgeolekuteemad on alati olnud IT kõrval ühed tähtsamad. Ja nende viimase 10 aasta jooksul on tulnud meil riigina ja kindlasti ka riigikaitse kõrgema juhi vaatevinklist navigeerida päris tormistel meredel. Aga asjad on meie jaoks läinud õiges suunas ja ma arvan mitte juhuslikult. Ja kõiges selles oled sina mänginud väga suurt ja olulist rolli, just nimelt andes nendele teemale prominentsust meie regiooni teemadele ka siit Eestist väljaspool. Need 100 visiidid väljapoole, millest juba siin juttu oli, on teeninud ka seda eesmärki, et meie ja meie teemad on muutunud terve Euroopa, võib-olla terve transatlantilise piirkonna julgeoleku teemadeks. Ei ole sellist asja nagu Eesti julgeolek, on terve Euroopa ja läänemaailma julgeolek. Seetõttu tahaksin ma oma ministeeriumi terve haldusala nimel anda üle kõige kõrgema teenetemärgi, mis meil on, ehk siis Kaitseministeeriumi teeneteristi 1. klassi. Aitäh selle töö eest!